Emajõgi. 9. juuni. Jah, 9. juuni kell on 4. Mai on läbi, mis tähendab seda, et kui ühe haugi saab, siis on hästi saadud. Teen oma tavapärase tiiru ja vaatab, kus siis tuleb kas või see üks haug või ei tule. Hakkas natuke sadama. Pole hullu. Mul on no-name kroksid, dressipüksid ja tuulejope. Vihmapidavus on sama hea kui dressipükstel. Mässa mäkkebe. Juba otsas. Ja mingi normaalne kala. Ma ei saanud 5 minutit sõita. Vihmaga võtab ikka hästi. Ma poleks küll uskunud, et ma üldse midagi saan. Normaalne, väga kõva. Põõdukas. Hopsti! Kui pikk ta siis ka meil on? 65 senti. Võt. Kõige teda siin purend. Selline manus haugike. Tuleb koju kaasa. Mis ta siin ujub? Jääpudel. Mahub ära küll. Palju kaalub? Palju kaalub üks 65 sendine kala? Kilo 800. Ei saanud see kala nuga. Küll ta saab. Tuli siis selle landi peale. Ega tuli kevadel ka väga hästi. Nii, lõpp välja kirjama. Saab edasi pööda. Jätkame. Skumata. Jälle. No see on väike muidugi. Siin on mingi koht. Mis saad salata? Ma eile käisin Kärevere sella juures püüdmas paar tundi. Sain ühe sellise samasuguse augi kogu lugu. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma täna tulen siia kanti, et noh, halvemini minna ikka ei saa. Aga praegu on juba nagu algust palju parem. Et eile jah, 2 või 2,5 tundi lausa. Ilm oli ilus, päikseloojang oli ilus. Aga kala ei tahtnud üldse tulla sealt. Nii, kuna siit tuli, siis ma lähen natuke sinna tahapoole ja proovin seda lõiku veel siin. Teinekord vaata on, see kala on ühe koha peal võtab.
ja kas asi oli vihmasajus või tolles konkreetses lõigus, aga siit ei ole ühtegi kala tund. On niimoodi, et seda lõiku ma tean juba nii hästi, et siin jääb päris korralikult jääb lant kinni, et teinekord tuleb kala hästi. Ma ei taha sellest landist ilma jääda, ma panen ühe landi, millest mul ei ole kahju ilma jääda. Vaatame, kas saab sellega siit midagi. Lant, millest pole kahju ilma jääda, ilmselgelt ka ei too kala. Seepärast ma ei ole ka kahjudest ilma jääda. Mulle need landid, mis on ühe ilma liigendita, mulle ei meeldi, sest ei vibreeri nii hästi, kui ajan. Õng on nagu oleks nagu mingi hein oleks otsas. Et ta vibreerib nii vähe, see on ka otsas. Siin on liigendiga lant ja õng käib hästi ja siis on kohe aru saada, kas see on heina või ole. Siin hulk lant on siis aru ei saa, kas on nüüd hein seal otsas või ei ole või. Et see koht, kus kinni jääb, see sai läbi. Ma panen nüüd normaalse landi. No hakkas uuesti väikselt sadama. Ei tea, kas hakkab kala ka nüüd tulema. No vihmasadu on korralik, selle üle ei saa üldse korta. Kui kalaga võtma hakkaks, oleks veel ägedam. Nii, telefon on või kindel võtmed autol vist ei ole. No paati hakkab juba päris palju vett tulema, mul oli ta enne täiesti kuiv. Et ma ei saa öelda, et vihmaga nagu paremini võtaks. Jõudsin siis siia teise karjäärini, üks on kabina vist. Ja ei tulnud ühtegi kala ainult sealt esimesest kohast, kus ma sain 2, ja vihma tuli nii hästi, et ma peaks paati kuivatama. Ehk siis kiiremini sõitma. Ja kui juba kiiremini sõita, siis ma käin korra veel seal ära, kus tuli 2 kala. Sest see on huvitav, et see lõik siin eelmine aasta, siit tuli ikka väga hästi kala. Ja see aasta ma vist olen ainult 1 saanud. No nüüd ei tulnud siit. Mis te sadama? Vahelduseks äkki ühe landira vaatama. No nii. Ise hakkab läbi mereks saama ja tuli nüüd üle pika aja üks kala ka. Ei ole suur. Aga noh, vähemalt tegevust peale liigunemise. Väike, jah. Väike havinolgike. Vaata, hakkab jälle vett teist minema. Panin uue landi vahelduseks. Aitab tänaseks. Ütleme niimoodi, et nii kui arvata oli, et ühe haugi saatis on hästi saadud. Nii ta suvel kahjuks on. Aga kui nii palju ei sajaks, oleks ka kauem olnud, aga sai siin vahepeal päris kiiresti sõitud sadamale lähemale. Mis muud, kui näeme järgmises videos.